meil on tulemas 24. mardilaad ja sel korral täiesti teistmoodi kui alati. Ma tuletan meelde, et me alustasime Lauluväljakul. Olime seal päris palju aega, kuni lihtsalt need ruumid jäid väikeseks ja siis me kolisime Saku Suurhalli. Aga seekord oleme me kõigile kättesaadavad siin Tallinnas, Harjus ja Võrus, aga ka mujal maailmas ja läbi selle sinise ekraani. Jaa, Mardilaada infoga saate ennast kurssi viia ja hoida Mardilaada kodulehel www.mardilaad.ee ja samuti Facebookis Mardilaada lehel, et seal ilmub palju huvitavat, et olge kindlasti lainel 6.–8. kell 12–5. Aga siin Kaarmani ees on meid natukene rohkem kui ainult käsitööliidu tegijad. Tallinnas on head mitu käsitöökeskust, kus tehakse käsitööd, tarbekunsti, disaini ja kes kõik on meie Mardilaadaga liitunud. Siin on praegu Meistrite hoovist Laura ja siin on Pika tänava käsitööpoest Lembe. Me tervitame ka Katariina Väiku ja Katariina meistreid, Pikk 15 meistreid ja Viru tänava käsitöökaupluse tegijaid. Nii et siin Tallinnas te saate osaleda ka väikestel minilaatadel. Aga meil on minilaatasi veel. Ja erinevates paikkondades, kuna praegu on pitsi aasta, siis peakülaline ongi Haapsalu pitsikeskus. Siis on veel Läänemaal, Noarootsi, Kolga rahvamajas toimub täna üritused, Marja Mattiisen Harjumaal, Tõstamaal tehakse rahvariideid ja nõuandekoda, Pärnumaal on Marja Magdalena gild, Viljandis Bonifaatiuse gild, siis Raplamaal Atlamõis ja Põltsamaal Ossi Hoov ja meistrid, Setomaal Värska talu muuseum ja Otepää ja paljud teised. Praegu on ka hea hetk ütelda aitäh kõigile nendele, kes on kaasa aidanud, et see Mardilaat sellisel viisil sel aastal toimuda saaks. Ja kõigepealt me täname Eesti Kultuurkapitali ja Tallinna Kultuuriametit selle eest, et nad on meid toetanud. Siis täname Mardilaada naiskonda, Kätli, Lembe, Liivi, Liis, Katre, Liina, Kati ja kindlasti Katre, kes hoiab telefoni praegu ja saadab seda sõnumit teile kõigile. Ma soovin ütelda suur aitäh kõigile meistritele, kõigile tegijatele, kõikidele koolidele, kirjastajatele, kes olid nõus sellisel kombel Mardilaadal osalema. See on meie jaoks uus, see on teie jaoks uus ja me teeme koos ajalugu, uskuge mind, see on tulevane reaalsus. Aga räägin natukene ka sellest, mis siis siin Kaarmani toas meil täna toimuma hakkab. Siin maas on üks kaltsuvaip ja need kaltsuvaibad on kootud Mardilaada ajal erinevates töötubades. Meil on siin Illi-Lill ja Anu Sergo, kes on teegedega väljas ka täna, nii et, ja homme ja ülehomme. Nii et kõik, kes te tahate kangast kududa ja Mardi vaibale enda triibu anda, siis palun tulge Tallinna vanalinna ja te saate kududa selle triibuvaiba täpselt selliseks, nagu te tahate. Ja meil on siin toas ka mardimaski meisterdamine, nii et kui te hakkate mardi jooksma, siis võite enne siit läbi käia ja saate juhendusi. Aga nüüd midagi väga mardipäevale. Mart on tulnud kaugenda, Mart on tulnud kaugenda, üle soola pilipesa, üle soola pilipesa, valge vikerkaare, üle valge vikerkaare, Mardil küüred külmetavad, Mardil küüred külmetavad, Mardil varvad valutavad, Mardil varvad valutavad, tere, tere.
siin on Mardi laada avamine. nii, kuidas teil siis läinud on? Tööd tegemisega? Meie oleme siin kõvasti käsitööd teinud ja me siin ootame, et ikka Tallinna rahvas ja Eesti rahvas leiaks Eesti käsitöötegijad üles. See kõlab väga hästi. Mul on, vaata, eelmine kord ma käisin eelmine aasta, siis ma sain siuksed kindad. Sellepärast ma olen kõige tähtsamad, mul on kõige ilusamad kindad. No kas nüüd? Ei no, sul ei olegi kindaid. Sul ei ole Toive. No mina tahaksin pikanäpumehele uued näpud. Oi, meie tahame, et pikanäpumehed oleksid meist väga-väga kaugel siin. Käivad ka, lase olla inimestel. Lase elada. Kus see pilt on? Ei saa. Mõtlen, et okei, näputööd teete, aga kas vaimutööd ka, kuidas teil need teadmistega lood on? Me loodame, et meil on siin ikkagi mitu pead, võiks öelda. Küsime proovile. Paneme proovile. Paneme proovile. Nii, jookseb, väga kiiresti, nii kiiresti nagu tead see Bolt, kui sa oled Bolt, jookseb sama kiiresti ja mitte kunagi seisma ei jää. Mis ta on? Äkki see on Mardi sant? No aga äkki meil naiskonnal on ideid, mis asi see võiks olla? Nii, kas veel on veel? No nii, minul on. Väga hea. Aga kuule olege. Istub kui isand, aga tolmab kui tont. Oi jumal. Kas see võiks olla ühe sellise kivihunnikuga kuidagi seotud? Mis on kuidagi süsteemselt laotud? Näiteks skorsten? Siis sa ütled, kas ma ütlen, et me nüüd lülitame sinna? Jah, võib öelda. Siin Marti-Sädi tähele jätkame oma tegutsemisi, aga meil on hea meel teile teada anda, et meil toimub otselülitusi terve tänase päeva jooksul ja tegelikult ma tahan anda teatepulga siit üle nüüd Kolga rahvamajja, kus on kohal meie väga suur hulk väga häid tegijaid. Olge te Kolga omad tervistatud ja kõik mardilaadalised, tulge ja ostke Eesti käsitööd.